tere, siin siis podcast Minu avalikud salamõtted. Minu nimi on Ilar Luht ja ma teen neid saateid ja episoode Ungarist, Lõuna-Ungarist. Kui sa oled seal käinud, siis sa tead, et milline see maa on, aga kui sa ka ei ole sinna sattunud, siis ükskord sa kindlasti sinna satud. Ja et mille poolest siis Lõuna-Ungari erineb teistest piirkondadest, seda saad ka siis teada, kui sa Ungarisse ükskord tuled, aga praegu ma lähen edasi oma uue episoodiga. Ja selle episoodi pealkirja ma praegu ei ütle, sest ma otsustan selle lõpuks siis, kui see on valmis, siis kui see YouTube'i üleslaadimisele läheb. Ja ma tahan, ühesõnaga siis rääkida nendest asjast, millest ma ikka tavaliseltki olen rääkinud ja sa tead, millest ma olen tavaliselt rääkinud. Kui sa oled minu episoodi varem kuulanud, kui sa minu episoodi varem kuulanud ei ole, siis soovitan neid järele kuulata ja siis sa saad teada midagi võib-olla rohkemalt maailmapoliitikast, kui sa seni teadsid. Aga kui ka ei saa, siis ometi ma arvan, et kahjuks see sulle ei tule ja sa võid olla õnnelik, et sa said maailma asju mingi teise rakursi alt vaadata, kui varemalt oled teinud. Aga see selleks. See kõlab nagu tühi jutt, aga tegelikult ta nii tühi jutt ei ole. Sest ega need meie asjad siin maailmas ongi niisugused, et kord nad kõlavad nii ja kord nad kõlavad naa, aga mis on peamine on see, et me tunneksime ennast hästi, et me ei väriseks ega kardaks, nagu praegu tegelikult inimesed kipuvad kartma igasuguste asjade pärast. Hirm, inimestel on hirm, et raha saab otsa, inimestel on hirm, et sõda algab, inimestel on hirm, et nende riik vallutatakse võõraste jõudude poolt, inimestel on hirm, et eestlastel on hirm, et venelased tungivad neile kallale, aga mitte ainult eestlastel, vaid ka teistel Läänemere idakaldal asuvatel riikidel ja ka lõunakaldal, Läänemere lõunakaldal, Balti mere lõunakaldal asuvatel riikide ja inimestel. Aga ühesõnaga siis läheme siis edasi oma tegemistega. See tähendab seda, et algab uus episood, täna on 17. veebruar. Täna ma räägin siis, õigemini täpsemalt jätkan neid jutte, mida ma eelmistes episoodideski rääkisin ja siis eks sa siis ise vaatad, mis sa neist asjadest arvad, aga kui sulle meeldivad need videod, siis kindlasti telli need, soovita sõpradele ka. Kui sulle ei meeldi, siis eks sa ise tead siis, mis sa teed. Võib-olla sa siis kuulad sellepärast, et siis kritiseerida endamisi või välja uurida, et välja peilida, et millised on selle ja selle isiku vead või head, seda juba harvemini muidugi, et vaatad nagu kriitiku pilguga või ükskõik. Mis siis? Mina teen nii, nagu mul võimalused praegu on, nii palju neid asju, mida ma siis oskan teha, ma saan teha, siis ma teen, aga kui midagi viltu läheb, siis ma ei põe selle pärast, eks ma siis järgmine kord püüan paremini teha. Ja ma ei valmista, nagu ma olen juba eelmistes episoodideski rääkinud, ma ei valmista oma kõnesid ette, ma ei valmista oma monolooge või siis episoode ette, vaid ma räägin siis asjadest nii, nagu mulle parasjagu meelde tuleb, võib-olla improviseerin väikest viisi, sest nagu sa isegi võib-olla juba proovinud järgi need tehisintellekti AI võimalusi ja sulle soovitakse seda kuiva juttu ja fakte sealt nii palju ette anda, palju rohkem, kui mul korraga päev võib tulla, aga sellist interpretatsiooni nagu minul sa AI käest ei saa loomulikult maailma asjadest ja maailma
ja Eesti asjadest ja ka Ungari kohta, sest need asjad huvitavad ka inimesi sageli, kuigi mõningaid huvitavad hoopis teisest aspektist vaadatuna, aga need mind huvitavad, aga see ei muuda just eriti palju praegu, aga siis me alustame uue episoodiga ja seekord on mulle siin loomulikult iseenesest mõista erinevad teemad, mis siin peaksid ja võiksid huvitavada. Ahaa. No nii, hiljuti siis olid tähtsad sündmused, Münchenis oli julgeolekukonverents, siis rahuläbirääkimised jätkuvad, need samased rahuläbirääkimised, millest ma varemalt olen teile rääkinud juba korduvalt sellel teemal sõna võtnud olen, kuidas siis Donald Trump püüab rahu teha erinevate riikide vahel ja tema suurimaks unistuseks tundub niimoodi, on teha rahu siis Ukraina ja muidugi jutumärkides suuremaks unistuseks, teha siis rahu Ukraina ja Venemaa vahel, vähemalt Ameerika püüab ja siis nüüd nad olid esindatud Müncheni julgeolekukonverentsil. See Müncheni julgeolekukonverents toimus teatavasti 2026. aastal, sel aastal siis 13.–15. veebruarini Münchenis, nagu iga aasta toimub, kui eelmine aasta oli siis niisugune äratuskoosolekulaadne Müncheni julgeolekukonverents, kus siis isegi võisime näha ühte tähtsat europoliitikut Saksamaalt pärit muidugi, et nutmas selle teate peale, et Ameerika kavatseb oma kohalolekut Euroopas kahandada, siis sel aastal oli natukene teistmoodi atmosfäär valitses sellel julgeolekukonverentsil. Eelmine aastal oli kohale tulnud Ameerika esindajatena J.D. Vance, kes siis kritiseeris kõvasti Euroopat, kritiseeris sellisest vaatepunktist vaadatuna, nagu me tavaliselt võime kohata karismaatiliste kristlaste suust isegi. Need karismaatilised kristlased on muidugi need, keda siis mõnel pool nimetatakse, ma ütlen kohale juurde, et mitteusklike inimeste poolt fundamentalistideks, kes räägivad siis niisugusest point of view ehk siis vaatepunktist vaadatuna, et maailma, et kõik asjad tuleb vaadata Jumala sõna prisma läbi ja kui nüüd selle Jumala sõna prisma läbi vaadatuna ja ilmselt on üsna kindlalt võib väita ka seda, et J.D. Vance oli mingil määral nende kristlaste poolt inspireeritud ja kuna niisugused karismaatiline kristlus ja vaba kristlus, mitte traditsiooniline, see vastandub nagu, mitte ei vastandumine on halb sõna, aga see on natuke nagu teistmoodi ikkagi kristlus, mis protestantlik kristlus peamiselt, kus siis räägitakse hoopis teisest vaatepunktist vaadatuna maailma asju ja eks piibli prisma läbi, Jumala sõna prisma läbi ühesõnaga. Ja, aga muidugi J.D. Vance'i kohta ei saa seda öelda, sest et tema nüüd rangelt Jumala sõna prisma läbi kritiseeris Euroopat, kuigi ka need momendid olid sees, oli märgata, et ta oli ilmselt märgata, et valijatele meeldida ja Ameerikas olid just magavalijateks ja vabariiklaste valijateks ka sel aastal väga suurel määral ka need siis teiste poolt, eurooplaste, peamiselt eurooplaste poolt, haritud Euroopa poolt sektantideks ja fundamentalistideks sõimatud kristlaste ideoloogia valgusel on siis püüdis J.D. Vance natukene sinna sekka, seda värvingut vähemalt sekka paisata
sellele üritusele ja rääkis sellest abordikliiniku juures palvetava inimese arreteerimisest Inglismaal, kuigi Inglismaa ei ole enam Euroopa Liidu koosseisus, aga see kõik on nagu võib-olla teisjärguline praegu. Sel aastal oli siis Müncheni julgeolekukonverents siis 13.–15. veebruaril, nii et vähem kui nädal aega tagasi lõppes ära ja üritus tõi kokku siis maailma liidrid, välisministrid, kaitseeksperdid ja rahvusvahelised organisatsioonide esindajad, et arutada siis ülemaailmseid julgeolekuohte ja rahvusvahelise korra tulevikku, sest kardetakse ju rahvusvahelise korra pärast. Okei. No nii, AI ütleb siin, et konverentsi üldtoon oli murelik ja maailma kirjeldati kui sisenemist wrecking pool poliitiks ajastusse, kus seniseid rahvusvahelisi struktuure raputatakse ja lõhutakse kiiremini, kui need suudetakse reformida. Ja siis peamisteks teemadeks olid siis USA roll ja rahvusvahelise korra tulevik. Müncheni julgeoleku raport 2026 rõhutas, et USA juhitud teise maailmasõja järgsest järgset korda ähvardab lagunemine. Raporti sõnul on mitmes lääneriigis tõusuteel poliitilised jõud, mis eelistavad reformide asemel destruktsiooni. See on huvitav tähelepanek. Edasi siis nagu kokkuvõtteks, siis kui vaadata Müncheni julgeolekukonverentsi 2026. aasta sõnumeid ja laiemat geopoliitilist konteksti, siis on võimalik teha üsna selgeid, kuigi mitte ülemäära optimistlikke prognoose. Toon need välja struktureeritult, et oleks lihtne haarata, mis suunas maailm liigub. Nii et lähituleviku prognoosid 2026-2028 teisintellekti poolt prognoosituna. Ukraina sõda ei vaibu kiiresti ja või õigemini ning on siin, kuigi kas jaal ja ningil on erinevus, tähenduse erinevus, minu teada ei ole, ainult üks on pikk. No näe küll, ma ei hakka siin nüüd keelefilosoofiasse laskuma. Ning Euroopa riigid suurendavad kaitsekulutusi. Euroopa kaitsetööstus kasvab, kuid jääb lühiajaliselt USA's sõltuvaks. NATO sees tugevneb surve, et Euroopa võtaks suurema vastutus oma kaitse eest. Nii, oot, nüüd me läks liiga palju, siin on nüüd see väga peen mehaanika. Sõnaga jah, Euroopa strateegiline autonoomia kasvab, kuid aeglased lähiaastad on üleminekuperiood. No nii, sõnaga vahepeal kommentaariks ja oma eelnevates episoodides räägitu põhjal siis teatavate järelduste tegemiseks, et kuigi Euroopas, nagu siin räägib, et strateegiline autonoomia kasvab, Euroopa relvastub. Ma ei tea, mis asi, mis mind ärritab õhima, aga ma loodan, et see ei eri kedagi, vähemalt tõsiselt mitte. No ühesõnaga, et Euroopa võtab suurema vastutuse oma kaitsest, nagu olekski tegelikult põhiküsimus selles, kuigi selles ka, aga ja väga oluline küsimus muidugi, et Euroopa saaks oma jalad alla, nagu öeldakse, et Euroopa ise suudab kaitsta ennast ja saab nii sõnaga arvestatavamaks jõuks maailmas, sest arvestatav jõud mingil määral
ma tahtsin öelda seda, et Euroopa, mõned inimesed kannavad juba Euroopat nagu maha, et mõned arvavad, et Euroopa hakkab nii alla käima, et ja muidugi eriti, mis puudutab Ungarit ja Orbani ja Fideszi elufilosoofiat või poliitilist filosoofiat, kummaks seda nüüd nimetada, võib-olla selleni me jõuame ka mingil määral tänases episoodis, et mis puudutab Orbani poliitilist filosoofiat või arusaama. Et ühesõnaga siis jah, mida ma nüüd tahtsin ütelda, et ühesõnaga mul läks midagi järg käest ära, aga ma siis lähen edasi siin selle samuse tekstiga, et NATO-sest tugevneb surm, et Euroopa võtab suurema vastutuse oma kaitsest, ahaa. Ja ma tahtsin muidugi seda ka ütelda, aga et seni kuni Euroopa jalad alla saab tõepoolest nii sõjalises mõttes, majanduslikus mõttes ta juba on jalad all, aga sõjalises mõttes siis minu arvates peaks Euroopa oma enesevalitsemisele ja oma psüühilisele hoiakule jalad alla saama, sest nagu nagu keegi täna kuulsin just kellegi suust tähtsat ütlemist, et natukene imelik on see olukord, et 470 miljoniga Euroopa siis rajab oma kaitsevõime ja tugineb oma kaitsevõimes peaaegu suuremas jaos siis kuskil, palju seal Ameerikas umbes on 350 miljonit, võib-olla ma eksin, praegu mul ei tule praegu täpne arv meelde, palju seal Ameerika Ühendriikides on elanikke, aga et siis 350 miljoniga ameeriklasele ja seda see selline julgeolekupoliitika on siis suunatud 140-150 miljoniga Venemaa elanikuga Venemaa vastu. Et nagu kui nüüd seda kuulata, siis tekib kuskilt mulje, et kes tõesti 470 miljoniga Euroopa ei suuda siis ise omal jõul 140-150 miljoniga Venemaa vastu hakkama saada. Jah, see on keeruline küsimus ja keeruline olukord, et näitab millestki, et kuskil on inimesed ennast väga lõdvaks lasknud, niisugune suhtumine, et eurooplased on nagu siis ennast nii lõdvaks lasknud ja nii laisaks läinud, et ei viitsi ennast isegi kaitsta ameeriklaste silmis ja nii edasi. Aga ühesõnaga, okei. Ühesõnaga, Hiina ja kõik muu need esiletung peale ja siis uute riikide, uute maailmakeskuste, maailmapoliitika keskuste esile tõusmine, tähtsuse suurenemine, senimaani kolmandaks maailmaks arvatud riikide tähtsuse suurenemine ja siis muidugi ja see kõik on väga huvitav, aga siis ma loen edasi seda samast Müncheni julgeolekukontrolli mitte julgeolekukontrolli konverentsi, ma olen vist unine natukene, on ju kell 7 õhtul ei ole veel, praegu ma ei tee seda episoodi, ühesõnaga, et Euroopa standardite autonoomia kasvab, strateegiline autonoomia, mitte standardid, Euroopa strateegiline autonoomia kasvab, alati juhtub niisugune asi siis, kui usaldatakse kellegi teise kanda ja praegu ma usaldan siis oma asjad, usaldatakse kellegi teise kaela, ma usaldan nagu praegu siin AI kaela, ehk siis Copilot on mul see AI programm, mis teeb mulle need asjad ära praegu siin ette, need skemaatiliselt on teinud, ma ennevalt tegid need prognoosid juba ära ja esitasingi talle küsimused ja siis tema vastas mulle ja nüüd ma siis
räägin neist asjast praegu. USA roll maailmas jääb kõikuvaks. USA sisepoliitiline polariseerimine mõjutab välispoliitikat. Partnerid valmistuvad stsenaariumiks, kus USA panus Euroopa julgeolekusse võib kõikuda. No nii, prognoos. Transatlantilised suhted jäävad ebastabiilseks, mis sunnib Euroopat tegema kiiremaid otsuseid. Seda ütleb mulle AI järelduseks nende materjalide põhjal, mille ta on ise siis kokku pannud selle Müncheni julgeoleku konverentsist. No nii, küll edasi. Hiina ja USA vastasseis süveneb. Tehnoloogiline ja majanduslik konkurents muutub veelgi teravamaks. Hiina jätkab mõju kasvatamist Aasias, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas. Maailm liigub kahe paralleelse tehnoloogilise ja poliitilise süsteemi poole. No nii, ma hakkasin süvendatult praegu rääkima sellest Hiina ja USA omavahelisest vastasseisust, aga ma lähen edasi siis. Lähis-Ida jääb ebastabiilseks, Iraani sisepinged ja regionaalsed konfliktid võivad laieneda, energiaturud jäävad geopoliitiliste riskide tõttu kõikuvaks. Ja prognoos. Lähis-Ida kriisid mõjutavad jätkuvalt nii energiahindu kui ka Euroopa siseturvalisust. No nii, tähendab, võib ääri-veeri siis niisuguse järelduse teha, energeetika olukord ei lähe paremaks. Elektrihinnad ei alane, vaid on oodata, et pigemini tõusevad. No nii, aga siis tehisintellekt ja küberohud muutuvad keskseks julgeoleku küsimuseks. Riigid investeerivad massiliselt AI, mitte AI, see tähendab, et mul ei ole mitte valus, nii valus ka nüüd ei ole, üldse ei ole valus. Riigid investeerivad massiivselt AI põhistesse kaitsesüsteemidesse, küberrünnakud muutuvad keerukamaks ja sihivad üha enam kriitilist taristut. Mis Ukrainas toimub, need ei sarnane enam küberrünnakutele. See on juba samm edasi tegelikult küberrünnakutest, et lastakse raketiga või droonidega siis taristute pihta ja hävitatakse taristuid reas. Et inimestel ei oleks elektrit, et inimestel ei oleks majades sooja, et inimesed elaksid külma käes, külmetaksid ja haigestuksid. Ja et kõige selle taustal nad siis hakkaksid võtma, mida pekki, meie peame siin külmetama, et läheme parem Venemaaga, lepime parem Venemaaga ära, et Zelenski on süüdi. Ja hea küll. No ühesõnaga sellist hoiakut võib siin seal märgata küll, jah. Nii et demokraatiad seisavad silmitsi sisemise survega. Sisemine surve olekski vist see, millest ma siin eelmises lauses rääkisin. Ma vaatan, kas ma saan nüüd ühesõnaga see sisemine surve tähendabki seda siin, AI annab mulle ette, et populistlikud ja destruktiivsed poliitilised jõud kasvavad mitmes riigis. Et siis AI annab mulle sellise asja siin ette. Muidugi tekib küsimus, et kes selle AI on koostanud, kes selle AI on mõtlema õpetanud, aga sellega ma praegu ei tegele, ma lähen siin edasi. Edastan siin oma mõningaid paari omapoolse kommentaariga siis seda minu eelnevat 20 kopilootiga. Nii et populistlikud ja destruktiivsed poliitilised jõud kasvavad mitmes riigis, usaldus institutsioonide vastu langeb ja see ongi see, mida me märkame Eestis ka kogu pidevalt, et aga mitte ainult Eestis ja muidugi siin on jälle nende nimede definitsioonide küsimus ka kerkib üles, et kes need on populistlikud on ja kes need destruktiivsed on. Kui populistlikkuga on natukene keerulisem
olukord, siis destruktiivne on ühemõtteliselt selge, et destruktiivne on siis selline poliitiline jõud, kes kutsub esile purustamist, destruktsiooni või hävingut, kes ei too ka mitte mingitel tingimustel kaasa endaga siis õitsengut, sest muidu siis nad ei oleks destruktiivsed, kui nad õitsengut kaasa tooksid mõnes vallas. Aga populistlikudega on keerulisem, tavaliselt populistideks siis tituleeritakse meil neid inimesi, neid erakondi, kes siis, neid poliitilisi jõude, kes siis rahvaga armastavad manipuleerida väga palju ja muidugi siin on nendel vanadel sotsialistlikel ja siis liberaalsetel, parem vasakpoolsetel ja keskvasakpoolsetel ja niisugustel jõududel on siis samamoodi järeldusi tehtud nendele populistide kohta, et küllap need ikkagi need ekrelased ja ole Eestis ja võib-olla veel mõned teised ka, aga ja Ungaris muidugi on siis need populistid siis Orbani mehed ja Vides, et ühesõnaga ma ei taha nüüd ütelda, et nendega, et see on nüüd see hirmus sildistamine jälle, sildistamine ta on ilmselgelt see populistlik, aga populistlik on minu arvates Reformierakond täitsa see viis, kuidas Reformierakond on oma valimiskampaaniaid teinud, see on ju populistlik, ühesõnaga rahvaga manipuleerimine, rahvale lubaduste andmine, pärast nende lubaduste prügikasti viskamine ja nii edasi. Aga nemad ennast muidugi populistideks ja destruktiivseteks ammugi mitte ei pea, sest nemad väidavad, et see, mida nad teevad, nad võtavad rahva hüvanguks, kui nad valetavad, siis nad valetavad rahva hüvanguks, kui nad annavad aluseta lubadusi, siis nad teevad seda rahva hüvanguks loomulikult. Aga destruktiivsed jõud on siis need, kes siis ei tee midagi rahva hüvanguks, sest muidu nad ei oleks destruktiivsed ju. Ja aga küll, see on niisugune keerutamise eest palka ei maksta. Aga ühesõnaga jah, küll. Siis on prognoos siin toodud järgmine, et institutsioonide vastu usaldus langeb, et ongi juba langenud. Donald Trump püüab oma ÜRO-d asutada, siis see rahunõukogu asutamine näiteks, võtame selle kas või rahunõukogu, kuigi praegu sinna niisugused riigid, keda vanadeks kultuurriikideks võib nimetada peale, kas USA võib vanaks kultuurriigiks nimetada, see muidugi ise küsimus, aga majanduslik ja sõjaline supervõim ta igatahes on, aga teised, kes sinna olid kutsutud, võib-olla oli rohkemgi, aga kes sinna tulid ka, ongi ühenenud selle rahunõukoguga, nende ei saa kuidagi nendeks ei vanadeks kultuurrahvasteks nimetada ega ka siis supervõimudeks ka mitte. Aga ühesõnaga siis nagu me näeme jah, et usaldus erinevate institutsioonide vastu siis langeb, ÜRO-d ei usaldata enam, aga seda mitte enam, seda juba pikka aega on niisugused riigid, kes kellel on täiesti ükskõik, mida see ÜRO otsustab. Ja muidugi, ega ÜRO on ka, mõnes mõttes on ju, ÜRO on ka kaldu teatavas mõttes juba vasakule paljuski, ma ei tea, võib-olla see ei ole päris 100% nii, aga tundub küll niimoodi. Vasakule kaldu, ma ei tea, kas inimene sünnib kunagi üldse vasakpoolseks või parempoolseks, selline määratlemine minu jaoks on kuidagi nagu vastumeelne. Ei sünni keegi vasakpoolseks, ei sünni keegi parempoolseks. Ja muidugi nagu ütles üks suur riigimees, kes see võis olla küll, et kes ei olnud Churchill või oli kõige muu, et kes noorest peast ei ole liberaal või siis vasakpoolne, sellel ei ole noores eas, kes ei ole liberaal või vasakpoolne,
sellel ei ole südant ja samas või demokraat või mis ta siis ütles seal, aga kes vanas eas ei ole konservatiivsel, ei ole mõistust, no ühesõnaga seda võib muidugi niimoodi seletada, et kes vanemaks saades inimene hakkab mõtisklema elu üle järele ja näeb erinevate generatsioonide, erinevate põlvkondade vahel järjepidevust ja samas kui näiteks need tehnokraadid ja liberaalid siis hoolitsevad ainult siis käesoleva hetke eest ja kasutavad ära käesolevat hetke maksimaalselt, samas ei näe nad seda ahelat, mis ühest põlvkonnast teise viib ja nii edasi. Aga ühesõnaga jah, et kui sa vanaks saades selle konservatiivse ei märka seda, et selline tehnokraatlik ja liberaalne hoiak maksimaalselt võtta ja ise mitte vastu anda, et see viib ju inimkonna sinna, kus me praegu liigume, see tähendab hävinemiseni. No ühesõnaga küll need asjad nendeks, aga edasi siis see destruktiivsus ja populistiks olemine ei ole, alati võib-olla ei käigi käsikäes, aga no hea küll, nüüd sõnadega nüüd mängimine siin vist ei ole päris asjakohane. Poliitiline ebastabiilsus läänes võib mõjutada ka välispoliitilist, prognoos on siis selline, et poliitiline ebastabiilsus läänes võib mõjutada ka välispoliitilist otsustusvõimet. Loomulikult ta mõjutab kõik, või nagu ütles Sokrates, et kõik on üks ja seesama ja kõik asjad on omavahel seotud ja mina olen täitsa seda meelt, et kui ühes kohas, ühes maailma kes ütles seda, et kui üks teatava loomaliigi loomade või taimede populatsiooni hävinguga muutub kogu elusloodus, et kõik on omavahel seotud, majanduslik illustamine jätkub, tarneahelad liiguvad sõprustootmise, friendshoring suunas, energiapoliitika muutub strateegilisemaks, eriti Euroopas. Mis puudutab see sõprustootmise, friendshoring, soringut või sõprustootmist, siis kui me nüüd, kes nüüd Ungarit tegelikult kiidab väga palju, peaks siis neid seda elustiili, mis Ungaris valitseb, ka üles kiitma ja seda majanduslikku suhteid ja see ongi suures osas niinimetatud see sõprustootmine ja nagu ma alustasin oma eelmises episoodis siis rääkimist sellest, kuidas Fidesz alguse sai ja millised on tema alustalad ja millised jõud teda liigutavad ja millised on need liikuma panevad jõud, mis Fideszt üleval hoiavad ja mis ta on teinud seniselt edukaks, siis mingit algust, ääri-vääri algust ma eelmises episoodis juba sellega seoses tegin, aga jah, siis kui nende asjadega oled tuttavamaks saanud, siis sa saad teada, mis asi see sõprustootmine on. Aga ühesõnaga siis prognoos, majanduslik globaliseerumine ei kao, kuid muutub regionaalsemaks ja poliitilisemaks. Ühesõnaga, globalism sellest veel ei kao. Muideks, et globalism sellega ei ole kaotanud, et Donald Trump, mis sai USA president, seda näitab kas või see, kes olid presidendi inauguratsioonile kohale kutsutud kõige rikkamad Ameerika kodanikud esmajoones said kõige suurema austuse osaliseks. Nii, ja nüüd siis tuleb see kokkuvõte, mis see AI mul tegi siin, et kui panna see kõik kokku, lähitulevik iseloomustab rohkem ebastabiilsust, rohkem relvastumist, rohkem tehnoloogilist võidujooksu, samas
loob see ka võimaluse riikidele, kes suudavad kiiresti kohaneda, investeerida innovatsiooni ja tugevdada oma liitlassuhteid. Nii. Okei, nüüd ma teen küll vahet ja lähen teistsugusest asjadest rääkimise peale üle. No nii, siin on mul siis veel üks selline väljavaade tulevikku, mille pakkus meile siis jälle see tehisintellekt, must stsenaarium Eestile, NATO heidutuse nõrgenemine, USA roll Euroopas väheneb, sisepoliitika isolatsionism tugevneb. Mõni suur Euroopa riik hakkab rahulepet Venemaaga otsima Eesti ja teiste idatiiva riikide huvide arvel. Jah, mitte ainult suur Euroopa riik, vaid ka väiksemad Euroopa riigid võivad seda teha minu arvates, võib see kohe lisada. Aga see juba tundub nagu protsess sinna poole on alanud. Ja nüüd, kui rääkida sellest, et Alar Karise, president Alar Karise väljaütlemiste kohta ka paar sõna, et sekka, et tema rääkis, et ja muidugi Läti president ütles seda sama, et nende arvates võiks ju tegelikult hakata Euroopa sättima ennast kuidagi läbirääkimiste laua taha. Ja muidugi see läbirääkimiste laua taga olemise kohta on räägitud veel väga erinevaid asju ju, et mitte erinevaid, aga jah, erinevaid küll, aga siis ma tahtsin öelda seda just konkreetselt, et on räägitud seda, et kes on niisugune ütelus, et kes ei ole laua taga, see on laua peal, et ta on menüüs, siis sellisel juhul ja Eesti ja Balti riikide jaoks on see kõige väiksema väljavaatega või kõige ohtlikuma väljavaatega olukord. Aga muidugi seda meil veel esmajoones võib-olla vaadata ei tuleks niimoodi minu arvates ja sellest võib-olla kunagi hiljem, aga praegu mitte ei ole aega mul sellest rääkida, sest mul on juba isegi küllaltki pikk see episood tulemas ja liiga pikaks ka ajada ei taha. Aga edasi, hübriid- ja piiratud sõjaline surve, massiivsed küberrinnakud, taristu saboteerimine, piiriintsidendid, migratsioonikriisi kunstlik tekitamine, eesmärk testida NATO reaktsiooni ja murda usaldust liitlaste vastu. Sellised asjad on juba käimas ju ja me oleme seda näinud. Siia kuuluvad need hävitajate lennud, Eesti õhuruumi droonid, juhuslikud droonid, infosõda ka kuulub võib-olla isegi siia kaugelt mingil moel. No vot, ja hübriid ja piiratud sõjaline surve, siis massiivsed küberrünnakut, seda me oleme näinud ja migratsioonikriisi kunstlik tekitamine, seda on peamiselt Eestis mitte nähtud niivõrd, seda Eestis ka, Eesti on juba ammu selle osa, selle migratsioonikriisi osa, juba veel Nõukogude ajalgi on olnud Eesti migratsioonikriisi osa ja ma olen rääkinud siin ja vahepealt sellest Ameerika migratsioonipoliitikast natuke ääri-vääri olen puudutanud eelmises episoodides ka seda Ameerika Ühendriikide migratsioonipoliitikat ja kuidas siis ICE käitub ebaseaduslikult riiki tulnud isikutega ja sageli satuvad nende operatsioonide ohvriks mitte üksnes illegaalsed immigrandid, vaid ka need isikud, kes on Ameerika Ühendriikide kodanikud. Ja kui nüüd lõpuni järjepidev olla, siis näiteks mis ta nimi oli? Steve Miller vist oli selle assi-pealiku nimi, on rääkinud sellest, et lõppkokkuvõttes on tema eesmärkide hulka mitte ainult illegaalsed
sisserännanute väljasaatmine maalt, vaid ka vabanemine neist 100 miljonist Ladina-Ameerika ja muu maa päritolu kodanikust, kes on kas siis illegaalsete immigrantide järglased või ise alguses olnud need ja alles hiljem saanud kodanikeks, et siis lõppeesmärk võiks olla ka nendest vabanemine lõpuks. Kuigi see tõstatab muidugi väga suuri küsimusi ja nende väidete tõsiseltvõetavuse suhtes, sest kui see oleks nii, siis see meenutab täpselt seda, mida tegi omal ajal Natsi-Saksamaa, kui juudid olid kunagi niisugune allasurutud rahvast tegelikult Saksamaal alguses, kes ei saanud olla rohkemat kui kaupmehed ja sellest kõrgematesse positsioonidesse vähemalt kuni 18. sajandini eriti just ei saanud tõusta ja siis tekkis niisugune olukord, et nad üsna edukalt paljunesid ja neid said palju ja nagu Jumala sõnagi ütleb, et ja saagu teid palju ja neid sai Saksamaal palju ja siis Hitler ja muidugi mitte ainult Hitler loomulikult nende teiste antisemiitide jälgedes, kes siis varemalt juba panid tähele seda sama tendentsi aga tema juurutas selle praktikasse siis juutidest vabanemise, nendest juutidest vabanemine, kes omal ajal illegaalselt olid siis Saksamaale tulnud ja siis tahtis neist kõigist vabaks saada ka nendest, kes olid paljude põlvkondade vältel juba Saksamaal elanud ja praktiliselt integreerunud Saksa ühiskonda ja saavutanud isegi kõrgeid positsioone paljud neist. Aga ühesõnaga see migratsioonipoliitika on üks keeruline värk. See migratsioonipoliitika on niivõrd keeruline värk, et nüüd kui ma hakkan mõtlema, et samal ajal kui Saksamaa käitusid nende illegaalselt või tänu siis mingisugusele erilisele hajajärgule ka legaalselt mingi teine rahvas siis ujutus üle maa ja riigi ja tasapisi hakkas paljunema ja nende järglased juba elavad sellel maal ja võib-olla nad räägivad juba kohalikku keelt ka täitsa vabalt nagu kohalikud elanikudki, aga ühel ajahetkel siis nad hakkavad on üks niisugune mõiste nagu hakkavad emantsipeeruma ja emantsipeerumine on üks niisugune nähtus, kus siis mingisugune inimeste grupp siis inimeste grupist ärkab siis eneseteadvus ja oma enesetähtsuse äratundmine ja seesama on siis toimunud tegelikult ka Eestis, võib öelda, Eestis on sarnane protsess ju aset leidnud ja mitte ainult ma ei räägi baltisakslastest vaat nendega on hoopis teistsugune lugu, nemad olid need, kes ilma silmakirjatsemata migreerusid Eestisse aga siis on neid teisi tegelasi, kes kasutasid poliitilist olukorda ära, et Eesti kuulus Nõukogude Liidu koosseisu ja kuna Eesti poodides võis ju odavat suitsuvorsti saada ja poeletid olid vähemalt arvestataval määral kaupa täis,
mida ei saanud öelda nende kodukandi kohta, kes siis siia sisse rändasid. Samuti oli muidugi üks teine põhjus ka, et kuna põlevkivikaevandus ja kivisöekaevandus seal, mis põlevkivi, ikka kivisöösi, mis maagid seal kõik on Ida-Virumaal, et siis kuna eestlased ei tahtnud eriti ise kaevuri ametit õppida, võib-olla oleks õppinud ka, kui oleks näinud perspektiivi selles kõiges. Ja siis väga paljud kaevuri ellukutsega inimesed tulid siis Venemaalt või teistest riikidest, naaberriikidest, teistest Nõukogude Liidu piirkondadest. Ja seda oli väga lihtne teha, sest kõik puha ju üks Nõukogude Liit ja praegu on Euroopa Liit. See on natuke teistmoodi võib-olla, aga saab ka samamoodi tulla põhimõtteliselt. Ja siis nüüd, kui Eesti tahaks nüüd hakata, Eesti praegu ei ilmuta märke, et ta tahaks rahvusriigina tegutsema hakata, aga kui ta tahaks rahvusriigina tegutsema hakata ja kui ta oleks algusest peale tahtnud, kui Eesti Vabariik taasiseseisvaks sai ja tahtnud rahvusriigina tegutsema hakata, siis ta oleks ju need isikud õiglaselt välja kupatanud maalt, kes Nõukogude Liidu olukorda, Nõukogude Liitu okupatsiooni ära kasutades siis tulid sinna Eestimaale sisse ja elavad seal nagu peremees kunagi ja ei nemad taha, enamus neist vähemalt mitte ja seal Ida-Virumaal küll ei tahtnud kaua aega vähemalt eesti keelt ära õppida, kohalikku keelt ära õppida, ega kohalikes elanikega isegi läbi käia, sest need kaks paralleelühiskonnad tekkisid ju sinna ka nendesse piirkondadesse, kus siis väga palju vene keelt kõnelevaid migrante sisse tuli. Aga see on hoopis teine lugu muidugi, võib-olla kui meie praegune episood ette näeb. Nüüd, kui migratsioonipoliitikast rääkida, siis migratsioonipoliitikaga seoses tuleb suurele osale inimestele kohe meelde see samune mees, keda siin teisel pool pildil võib näha, et Viktor Orban. Ja kui nüüd need kahte teemat kokku viia, et millest ma olen siin eelnevalt rääkinud, et see Müncheni julgeolekukonverents ja seal osalevad riigid ja seal osalevad tegelased, poliitikud, arvamuseksperdid, julgeolekueksperdid, presidendid ja muud sellised, et siis seal sellel julgeolekukonverentsil muude sõnavõtjate hulgas oli aga muidugi Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes siis rääkis jälle Euroopa kriitiliselt, loomulikult selleks on ka paras põhjus, aga see ei tähenda seda, et tema kriitikat võeti kuidagi halva toonina, erinevalt sellest, mida siis Zelenski rääkis Orbani kohta. Viktor Orbanit mainis ka muideks oma sõnavõtus seal ja üks tema selliseid iroonilisemaid ütlusi oli muidugi see, et Orban võiks selle asemel, et oma pugu on hakanud kasvatama, võiks rohkem tähelepanu pöörata oma armee tugevdamisele, sest tema ütles niimoodi, et see samune Ukraina armee tegelikult kaitseb ju ka Ungarit, isegi siis, kui Ungari seda ise ei tunnista. Muidugi me ei saa seda kontrollida, sest tegelikult nad on jumala olemasolu ei saa tõestada või jumala olemasolemist või olematust ei saa tõestada keegi mingisuguste spekulatsioonide varal, sest
ei saa mingisuguseid eksperimente teha, ei saa eksperimentide varal tõestada seda, et Jumalat ei ole olemas, vaid Jumal on olemas. Ja seda ei saa tõestada ka niimoodi, et eksperimentide varal, et nüüd et me ei saa hakata eksperimenteerima, tegelikult teoreetiliselt on see võimalik, aga praktiliselt on väga vähe võimalusi selleks praegu, et teoreetiliselt või praktiliselt ka eksperimenteerida, et kas nüüd Venemaa tungiks edasi Euroopasse ja sealhulgas ka Ungarisse pärast seda, kui ta on edukas olnud oma idapoolsetes vallutustes. Lihtsalt ei ole võimalik eksperimenteerida nende asjadega. Nüüd see on täpselt samuti püsib see küsimus õhus, et kas sa usud seda või ei usu, et Venemaa tungib edasi või tungi edasi, sest Putinis sõnum ka ju, nagu ma eelnevates episoodides oleme rääkinud, et ei saa ju usaldada, sest ta on oma sõnu ennegi söönud. No nii. Aga noh, põhimõtteliselt oli siis nüüd lugu selles, et või noh, mis lugu, aga noh, põhimõtteliselt oli juttu sellest, et siis jah, Orbanit kritiseeris jälle, Orbani nime võttis jälle suhu Zelenski, mis Orbanile ja ungarlastele üldse ei meeldi. Ja muideks, ma just täna hommikul vaatasin ATV saadet, mis ei ole üldse chat, see on niisugune nagu duell, võiks öelda, et chat oleks siis duell, üks niisugune saade, 2 poliitikut siis Fideszi poole pealt ja 2 opositsioonipoliitikut vastamisi ja siis siis saatejuht küsitleb nendest ja selles saates siis olid niisugused küsimused üles seatud, et millise tähtsuse mingi teema, mingi teatav teema tähendab siis eelseisvate Ungari valimiste jaoks, mis toimuvad tänavu kevadel, vist 12. mail, kui ma ei eksi. Ja huvitaval moel konservatiivsed ehk Fideszi poliitikud, kuigi on minu keel tõrgub ütlemast, et Fideszi kohta, et nemad on konservatiivid, ongi. Pigemini on tegemist ikkagi mingi niisuguse nähtusega, mille jaoks meil päriselt veel nime ei ole ilmselt ja mitte konservatiivid, sest ma räägin ka sellest kohe natuke lähemalt. Aga noh, ühesõnaga, et siis jah, et see on Zelenski ja siis Ukraina olevat alustanud siis Ungari siseasjade sekkumist ja valimistesse sekkumist juba praegu sellega, et avalikult välja ütelnud, et nad näeksid hea meelega, et Peeter Madjar, Tissa erakonna poliitik, võidaks siis Viktor Orbani ja selles nad näevad siis siseasjade poliitikasse sekkumist. See on muidugi sama on öelnud ju samasugusel määral võib öelda, et nii Putin kui Trump on sekkunud Ungari valimiste poliitikasse sellega, et nad on avalikult välja ütelnud, et sooviksid näha, et Orban käesoleval aastal toimuvad valimised võidaks. Nii et see on üsna niisugune keeruline situatsioon, et kes siis sekkub millistesse valimistesse ja samas on ka Orban ju väljendanud ka erinevates teistes väiksemates riikides valimistel eelne valimisi niisuguseid lootusi, et need ja need erakonnad, kes siis samasugust poliitikat ajavad nagu Fidesz Ungaris, et need erakonnad siis võidaks. Nii et jah, huvitav on et Zelenski poolt valimistesse sekkumist Ungaris nähakse Ungaris suuremat ohtu isegi kui Brüsseli ja Euroopa Liidu Ungari valimistesse sekkumist. Sest ka see on väga kõrgel kohal, et Ursula von der Leyen olevat siis sekkunud
sekkumas parasjagu, sest praegu käib see kõige aktiivsem tegevuskampaaniad käivad ja vahetult valimiseelne atmosfäär valitseb siis Ungaris ja no ja siis on tulnud veel ühe olulise teemaga välja Fidesz nende valimiseelsetes võitlustes, et Tissa erakonna ehk siis Peeter Maderi erakonna, kes on siis Fideszi peamine konkurent, et selle on siis sakslased asutanud, et see on Saksa partei. Ma tahaks, enne kui ma üldse sellest, kui palju ma täna jõuan sellest rääkida, sest üsna hiline aeg on, esiteks väga pikaks läheb episood, siis ei ole hea, kes see viitsib kuulata pikka episoodi. Ja ühesõnaga, et ma selle Debreceni Joosefi eestipäraselt Joosef Debreceni raamatust Artsmaš ehk siis portree Viktor Orbanist, et siis seal on mis see küll on? Mul läheb enne meelest ära, kui ma jõuan lause lõpetada, siis kus tõesti mul ei ole varem olnud. Hakkan rääkima. No nii, küll. Ühesõnaga, et oota. Seega on Fidesz teinud võimalikuks niisuguse nähtuse, mida praktiliselt mitte keegi, mitte kuskil minu teada vähemalt küll ei ole varemalt teinud. Me oleme küll palju kuulnud sellest, et võib kedagi siis kas kogudusest välja visata või siis eksmatrikuleerida ülikoolidest, kõrgkoolidest või siis vallandada töökohalt või nii edasi, ühesõnaga aga Fidesz on juurutanud oma enda Debreceni kirjeldab hästi neid propagandavahendite tekkimist ka Hiirde TV ja siis hiljem, kui Fidesz sai võimupositsioonile, sellest Debreceni enam ei räägi, sest tema raamat on kirjutatud 2009. aastal, et siis ühesõnaga siis sellest ajast saadik siis MTV, siis riigitelevisioon on ja Hiir TV on ainult vormiliselt, et teineteisest erinevad, aga sisuliselt samasugused. Ja siis samuti ühesõnaga teised kanalid, mitmed teised kanalid ka, kuigi endiselt on veel väga suur osa protsentuaalselt erinevate vasakpoolsete käes meediakanaleid ja muidugi ka tänu sotsiaalmeedia levikule, ka sotsiaalmeedias levivad need vasakpoolsed sõnavõtud, liberaalsed vasakpoolsed, jah. Ühesõnaga Fidesz siis, mis siis on Fidesziga, Fidesz on siis teinud võimalikuks seal tänu nendele juurutanud rahvusest niisuguse mentaliteedi, et rahvusest on võimalik eksmatrikuleerida, et nüüd sind ei eksmatrikuleerita mitte ainult ülikoolist võib-olla, aga sind eksmatrikuleeritakse rahvusest välja või sind visatakse rahvusest välja või sind vallandatakse, kui see mingisugusesse rahvusesse kuuluvast kooslusest nagu töökohast. Ühesõnaga, ja see on nagu ungari keeles, ma ei teagi isegi, kuidas seda eesti keelde tõlkida, on üks niisugune hea sõna, kiikösesiites, et nagu Jehova tunnistajatel on, et niisugune komme, et enam läbi ei käi nende isikutega, kes on reetnud nende koguduse, nad on välja arvatud, välja visatud kogudusest ja keegi nendega ühtegi sõna ei vaheta, ei räägi, ei tee nendega
mitte milleski tegemist. Mis midagi niisugust jah, kui ma räägin sellest, et eksmatrikuleeritakse mingi rahvusesse kuulumisest, siis millestki niisugusest olekski nagu jutt. Aga edasi, et siis Tissa erakonda peab siis Saksa erakonnaks, siin kõlab just vastu see samane loogika ja see samane mentaliteet, et kuna Peeter Madjar sõandab endine videslane, endine Videsi justiitsministri, naisjustiitsministri abikaasa tema mees, et siis tema on sõandanud siis Videsist välja astada ja kõik nende saladused maailma ette paisata, nii palju, kui ta on muidugi seda võimalik on teha üldse. Et siis tänu sellele siis on siis seda sammust Tissa erakonda siis nimetama hakatud võib-olla võiks niimoodi arvata ja võib ka niimoodi niisugusele järeldusele jõuda, noh, mitte otseselt, jälle kaudselt, tuletamiste kaudu muidugi. Et sellepärast ongi see Saksa parteiks nimetanud. Tegelikult on muidugi põhjendus imelihtne, et miks ta sakslaste parteiks nimetab siis Tissat Orban ja noh, üldse Vides, kes siis konkreetselt esimesena nimetas kas Orban või keegi teine, sest peale Orbani on muidugi ka teisi juhte, nagu ega Hitler ei olnud natsiparteis ainukene juht, vaid tal oli ka seal Himmler, oli Goebbels, oli siis kes seal kõik olid. Jah, ühesõnaga ka on Fidesis on teisi selliseid, noh, ühe käe või kahe käe näppudel üles lugeda võimaliku, noh, keda on võimalik kahe käe näppudel üles lugeda niisugune hulk tegelasi, see on siis tegelikult Fides siis noh, niisugusel niimoodi alamfüüreri seisukorras no niimoodi piltlikult, sest nagu mulle AI eelnevalt, kui ma talle need küsimused esitasin, püüdis selgeks teha, et ei saa võrrelda kahte niisugust asja, sest tegemist on ikkagi erinevate nähtustega, siiski võrdluslik komparatiivne selline moment, noh, see loob niisuguse piltliku ühesõnaga pildi loob, no ja siis selle pildi järgi sul tekib ettekujutus teatavate emotsioonide najal, mitte alati mõistusargumentide najal, et need asju seletada. Aga ma arvan, et ma ei pea seda väga seletama, sest kes seda kuuleb ja kes sellest aru saab, saab niigi sellest aru, et mida ma silmas pean. Ühesõnaga, et kuna Tissa erakond on siis juba Euroopa Parlamendis esindatud ja üsna edukalt esindatud ja Tissa fraktsioon kuulub siis sellesse EPP-sse, siis Manfred Weberi erakonda, sinna sama meie Isamaaga ühte gruppi. Ja siis, kuna Fides on varemalt olnud samuti EPP koosseisus, aga siis kuskil 10 aastat tagasi on Fides läinud üha rohkem ja rohkem EPP juhi Manfred Weberi silmis üha rohkem ja rohkem äärmuslikuks, siis ta arvas lihtsalt Fides ja EPP-st ühel hetkel välja, või nemad arvasid, ütleme need ühiselt, siis teised EPP liikmed ka ikka, mitte ainult Manfred Weber. No ja siis Manfred Weber on nagu oma üles tõstnud sellise võitluslipu, et Fidessi vastu, et ta püüab nagu võidelda Fidessi vastu ja nüüd see Tissa erakond, Peeter Madjari erakond on just EPP fraktsiooni liikmeks saanud ja osaleb selles aktsioonis, mida Manfred Weber on Fidessi vastu alustanud ja see on andnud neile põhjust nagu nimetada siis seda
seda Tissa erakonda sakslaste poolt loodud erakonnaks, kuigi tegelikult ei ole sellel midagi sakslastega pistmist. Sakslastega ei ole küll mitte midagi pistmist. Tissa erakond on algselt olnud praktiliselt niisugune nagu riiulifirma või midagi, niisugune väike erakond, mis kunagi on alustanud keegi ja see on seisma jäänud ja samas niimoodi registris on ta pikalt üleval olnud ja siis ühel hetkel, kui siis Peeter Madjar lõi Fideszist lahku, esines erinevates niisugustes meediakanalites, mida Fideszi inimesed harilikult kunagi kasutanud ja millest esinemist pühaduse teotuseks oleksid nimetanud tol ajal, kuigi pärast seda on ka ette tulnud, et isegi Orban Viktor on nendes samades kanalites esinenud, näiteks Indeksis. Aga ühesõnaga, no asi on selles, et jah, et okei, kohe lähen edasi. Selle Peeter Madjariga seoses, Tissa erakonnaga seoses tahaks veel nii palju lisada, et selle kahe aasta jooksul, mil Peeter Madjar on kampaaniat teinud ja ka politiseerinud juba Europarlamendi saadik on teda saatnud mitmesugused niinimetatud pahandused, mis on ühelt poolt küll tema enda eluviisid tekitanud, ta on lihtsalt tegelikult ka noor mees, ta on 40-aastane mees, kes armastab pidusid pidada ja armastab noorte tüdrukute seltsis viibida ja siis on keegi tegi mingist peost tal omal ajal mingisugust video ja ta siis haaras selle inimese käest, kes teda filmis ühe mobiiltelefoni tema käest ära ja viskas selle Donau jõkke ja teda on sünnistatud, püüti süüdi mõista selle eest siis aga teda kaitses siis saadiku puutumatus, sest ta on ju Euroopa Parlamendi saadik. Siis on nüüd viimane see on rohkem kui mõni nädal vana uudis, et keegi on pannud mingisuguses korteris, kus siis Peeter Madjar ühe oma naistuttavaga koos seksis ja selle seksvideo siis kas ta nüüd on avalikuks saanud, mina ei ole seda vaadanud ja kindlasti mitte, aga vähemalt ähvardatakse sellega avalikuks saamisega. Peeter Madjar andis sellele siis 6-minutilise vastulause avalikult, et kuna ta on poissmees, ta on 40 aasta, õigemini poissmees küll, aga lahutatud, ütleme niimoodi, lahutatud mees, tal ei ole naist ja loomulikult tal on naisterahvastega või mõne naisterahvaga suhteid ja et nad just juhtumisi sinna korterisse läksid, mis oli millest olid kaamerad üles seatud ja nad valisid selle korteri väga juhuslikult tegelikult Kõmu ajalehed pajatavad, et nad olevat juhuslikult selle korteri valinud selleks, et seal seksida ja siis ühesõnaga see on uus pahandus jälle kuivõrd iseenesest keelatud ei ole, midagi keelatud ta sellega teinud ei ole, aga kui selle asja taga on Fideszi käsi mängus kuidagi viisi, siis see võib siis on see ühelt poolt võib näidata seda, et Ungari on politseiriik ja siin on jälgimisühiskond ja nii edasi,
aga see kõik on niisuguses seisukorras, et midagi ebaseaduslikku ei toimunud, kuigi seal väidetavalt olevat olnud seal narkootikum kuskil kapinurga peal selles korteris, sest see korter, kus nad seksisid, ei olnud Peeter Maderi oma, vaid see oli mingi sellisteks sarnasteks toiminguteks kasutusel olev tuba just konkreetselt, mille võti siis oli juhtumisi või kindlasti mitte juhtumisi, kas ma ei tea kelle käes. Tähtis ei ole see, tähtis on see, et niisugused pahandused mõnikord saadavad seda Peeter Maderit, mis võib tema sansse, et ta suudab Viktor Orbanit lüüa, kuigi praegu tema reitingud kas nüüd ma ei ole kindel, et kõigi nende reitinguid tegevate filmade silmis on samasugune või on seal ideoloogiliselt mõjutatud reitingud ka sees või mitte. Selle kohta ma ei oska midagi konkreetselt ütelda, lihtsalt, et kuskil ümmarguselt võib öelda, et 50-50 on praegu seis Fideshiga, aga mõningad väidavad, et Peeter Mader on ikka tugevas ülekaalus. Nii et kui nüüd võidab Tissa ja järgmiseks peaministriks Ungaris saab Orbani asemel Peeter Mader, siis ilmselt saavad jätkuma sarnased paljastused, kui ta oma eluviisi ei muuda. Aga see selleks, ühesõnaga praegu on niisugune keeruline olukord ja me läheme edasi uue teemaga. Ja selleks uueks teemaks on see, et pärast, mis jätkab tegelikult seda algset teemat, et siis Müncheni julgeolekukonverents, kus siis Marco Rubio ka esines ja seekord oli Marco Rubio esinemine julgeolekukonverentsil selline hea politseiniku roll Ameerika Ühendriikide poolt, kui eelmisel aastal J.D. Vance esines halva politseiniku rollis, siis sel aastal oli Ameerika valitsuse poolt saadetud Euroopasse Münchenisse hea politseinik Marco Rubio. Ja ma ei hakka sellest pikemalt rääkima, sest kindlasti on sellest ka need ülekanded ka Eestis olnud nendest sõnavõttudest, mis seal toimusid Müncheni julgeolekukonverentsil ja sellest rääkimata, et Kaja Kallas ka esines seal ja nii edasi, aga vahetult pärast seda, kui ta käis seal Münchenis, Marco Rubio, käis ta ka Slovakkias, Bratislavas ja samuti käis ka Budapestis, aga midagi märkimisväärset need kohtumised ilmselt ei kujutanud, välja arvatud see, et Ameerika Ühendriigid lubasid Ungarile finantsilist abi sel ajal, kui Euroopa Liit võtab Euroopa rahasid vähemaks Ungarilt, lubasid Ameerika Ühendriigid finantsiliselt aidata ja ka majandusliku koostööle ja sealhulgas väikeste aatomilektrijaamade ehitamise plaanidest tehti juttu sellel kohtumisel. No nii, aga neist asjust siis võid vaadata nendest allikatest, kus nendel teemadel rohkem räägitakse või kui sind huvitab, siis võid kirjutada kommentaarid mul alla, et ma võiks noil teemadel rohkem rääkida ja kui ma selleks võimeline olen ja kui mul aega selleks üle jääb, siis ma seda teen.
järgmises episoodides ja nii edasi, aga praegu enne kui ma lõpetan, tahaks veel mainida siis veel ühte asja, et siis Poola suhtes Sikorski Poola, kes see Sikorski on, välisminister Poolas või mis ta seal on? Ühesõnaga, et tema rääkis, et Poola tahab endale aatomirelva. No võt. Jah. Et Poola valmistab enda aatomirelva tootmist ja ilmselt võtab kuidagi osa sellest Prantsuse relvaprogrammist. No nii, aga see selleks. Praegu siis ma vaatan, et me oleme nagu kuidagi unises seisukorras olen, et läheks nagu tudule, sest on juba veel ei läheks tudule, tegelikult mul on muudki teha, aga muidu on juba kell 11, ma hakkasin kell 700 episoodi tegema ja kell 11 mul tuleb need erinevad klipid kokku liimida ja siis ma saan selle uue episoodi avalikuks teha. Ja kuigi ma ütlesin, et ma võib-olla sellest Debreceni raamatust ei räägi, vahepeal ma siiski paar sõna juttu tegin sellest, nii et kõik teemad on koos, mitte kõik, aga head õhtut ja kõike paremat, jumal õnnistagu.